Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada mõtisklust ja tänase mõtiskluse alustan tekstiga Luuka evangeeliumi 14. peatükist ja see kõlab järgnevalt. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Me ilmselt kõik tunneme suure egoga inimesi, kes mõtlevad, et nad ei eksi mitte kunagi. Või ehk tead kedagi, kes tahab kõike kontrollida, aga pole kunagi avatud juhistele ega mingisugusele dialoogile. Või hoopis kedagi, kes näib pidevalt teistega tülitsevat või on meister osav teisi kritiseerima. Meie mõtted võivad kohe minna kellelegi teisele, aga tegelikult küsimus on hoopis see, kuidas on lugu minu enesega. Sõrmega kaasinimestele osutades või väites, et uhkust minu elus ei ole, petame me ennast. Me kõik teatud mõttes võitleme mingisuguselgi moel uhkusega. Oleme kõik mõnikord tahtnud välja näha, tegutseda, rääkida või paista teistest paremana, sest me usume, et me oleme vähemalt mingilgi moel paremad kui nemad. Keegi ütles kord, et uhkus tuleneb soovist näidata, et meie elul on väärtus. Ometi võiksime juba teada, et meie elul on väärtus, sest me oleme Jumala loodud ja Kristus suri meie eest. Täna ma vaatlen mõju, mida uhkus avaldab meie lähedusele Jumalaga ja kaasinimestega ning heidan pilgu sellele, mida õpetab Piibel alandlikkuse kohta suhetes kaasinimeste ja Jumalaga. Kui sa mõtled uhkusele, võib meenuda uhke poliitik, mõni rikas või kuulus isik või koguni paabulind. Uhkus on hoiak, mille puhul sa arvad, et oled kaasinimestest tähtsam või parem. Tõepoolest, uhkus on selline hoiak ja ka tunne, millele ei saa ega tohi toetuda. Teadupärast uhkus sai alguse Lutsiferist, katvast keerupist, kes oli Jumala lähedases teenistuses. Me ei tea, millal ja kuidas sellised isekad mõtted tema südamesse hiilisid, aga mida me teame on see, et need mõtted tõukasid universumi sellesse, mida tunneme suure võitluse nime all tänapäev. Näeme, et saatan on Jumala vastand. Selle tõttu on meie maailm võidelnud patu tagajärgedega, kuna saatan istutas kahtluse Aadama ja Eeva meelde ning kiusas neid siis armastama ja usaldama iseendid rohkem kui Jumalat. Kuid mitte ainult seda. Täiuslikkus universumis oli kõigi looduolevuste kiindumus keskendunud Jumalal, kes oli ja on veel tänagi see, tänu kellele oleme elus ja hoitud. Aga kui ma loen ilmutamise 19. peatükist, siis saan näha, kuidas uhkus alguse sai. Johannes tunnistab oma kohtumisest Jumala saadikuga, ingliga, ja ta ütleb järgnevat. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Aga tema ütles mulle, vaata, ära tee seda. Ma olen sinu ja sinu vendade kaassulane, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim. Lutsifer teadupärast kaebles kummardamise järele, milline kuulus üksnes Jumalale. Ja nagu sa kuulsid loetud tekstist, ingli reaktsioon oli väga selge piiriline, ära tee seda. Ma olen seda juba näinud taevas, kummarda üksnes Jumalat. See oligi ingli sõnum. Ja Jeesaja 14. peatükis kõneleb saatanast, kes igatses, et teda kummardataks, milline kuulus üksnes Jumalale. Uhkus sai siis alguse Lutsiferist, kuna ta lubas teistel inglitel arvata, et tema on taevas valitseja. Et tema on Jumal. Taevas olid inglid, kes ei olnud sedavõrd aulistel kohtadel, kui oli seda Lutsifer, kes vaatasid Lutsiferi ja nägid, kuidas ta käitub. Seda me näeme ilmutamise raamatust peatükkidest 19 ja 22. Nemad kaldusid teda taevase valitsejana kummardama ja Lutsifer lubas neil seda teha.
Uhkus saab alguse sellest, kui lubame inimestel meid kohelda ja meiega suhelda nii, nagu oleksime jumalad. Aga loeme pühast kirjast 1. Johannese 2. peatükist, kus näeme antikristuse vaimu tunnuseid, sest antikristus asetab end Jumala asemele ja püüab olla kummardatud kui Jumal. Ma koguni pakun välja võimaluse, et meis kõigis on olemas natukene antikristust. Tegelikult räägib Johannes meile selles kontekstis, mis antikristus tegelikult on ja kuidas saame seda märgata ja vältida. Piibel ütleb, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Võidakse ju küsida, mida siin on tegemist antikristusega. Aga loeme järgmise salmi, 18. salmi. Lapsukesed, nüüd on viimne aeg. Ja nagu te olete kuulnud, et Kristuse vastane tuleb, nõnda ongi nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid. Siit me tunneme, et käes on viimne aeg. Seega, antikristuse kontseptsiooni leiame maailma armastamise salmides. Ja meil on siin välja joonistatud 2 põhimõtet. Üks on maailma armastamine Kristuse armastamise asemel ja teine on oma tahte tegemine Jumala tahte asemel. Selles punktis just Aadam ja Eeva langesid ning seal seisab väljakutse igaühele meist. See antikristuse vaim on eneseülistamise vaim ja see on tänapäeva maailmas kõikjal väga laialt levinud. Ja ongi nii palju antikristusi ja nii palju asju, mida me Kristuse asemele paneme, sest sõna anti ei tähenda ainult vastu olemist, see tähendab millegi panemist Kristuse asemele. Võid panna oma karjääri Kristuse asemele, oma auto, oma maja, oma naise ja keegi veel oma mehe. On nii paljud, mida on võimalik asetada kohale, milline saab kuuluda üksnes Kristusele. Kui me seda teame, aitab see meil mõista, miks nii paljud inimesed lõpuks metsalise märgi vastu võtavad. Majanduslikule survele on liiga raske vastu panna, kui asetame maailma armastuse Jumala armastuse asemele. Aga kas uhkus võib kunagi olla ka positiivne? Vahest mitte selles kontekstis, milles meie seda tunneme, ehkki võime seda kasutada positiivses mõttes siis, kui räägime kellegi saavutustest või hindame sügavalt kellegi tehtut. Me ütleme vahest, ma olen sinu üle uhke. Tähtis on aru saada, et tipptaseme poole püüdlemine ning Jumala antud annete ja võimete tunnustamine ja hindamine ei tähenda tingimata uhkust. Pühakirja sõnul on olemas õiget tüüpi enesearmastus. Kui me mõtleme Jeesuse korralduse Markuse 12. peatükis, kus ta käsib meil armastada kaasinimese nii, nagu armastame iseennast. Aga see on alati omakasut püüdmatu armastus. Inimesed ei ole uhked, kui Jumal on nende elus kohal ja neil on eesmärk, mille poole püüelda. Inimesed on uhked hoopis siis, kui nad ei anna au Jumalale selle eest, mida tema nende elus teeb. Me võiksime meeles pidada, et meie vara, võimed ja saavutused ei määra meie väärtust. Meie väärtust pärinegu alati Jumalalt, sest kõik, mis meil on, ka see, mis kiusab meid uhke olema, tuleneb nagunii ju temalt. Seda ei tohi me iialgi unustada. Ja võib-olla üks raskem moment kogu selle teema juures on iseenese tundmine. Tänase mõtiskluse eesmärk on pakkuda meile võimalust ausalt iseennast uurida, nägemaks, kas meis on kurjust või uhkust. Teiste ebaõnnestumisi on lihtne märgata. Palju raskem on neid iseendas näha.
Niisiis tänase mõtiskluse eesmärk ei ole hukkamõist, vaid muutumine. Ükskõik, missugust kurjust me oma südames ka ei avastaks, Jumal on valmis ja suuteline meid muutma. Tooksin mõninga näite. Koguduse vanem Artur ja siis keegi mees, kes on Jumalast taganenud, olgu tema nimi siis Jaan. Ja see õppetund algab tuttava kontrastiga. Koguduse vanem Artur, hea ja lugupeetud mees, kindel oma vaimses seisundis, kuid suuresti teadmatu uhkusest, mis kujundab seda, kuidas ta end esitleb, kuidas ta räägib. Ja siis teine mees, see usust taganenud Jaan, täiesti teadlik oma murtud olemusest, siseneb pühakotta alandlikult, kuid julgelt, sest ta usub, et Jumal kutsub patuseid enese juurde tulema. Asi ei ole niivõrd loo detailides, vaid sügavama küsimuse avastamises. Ja küsimus kõlaks umbes nii. Kas meie samastume koguduse vanem Arturiga või eeldame, et seisame loost täiesti väljaspool? Koguduse vanem Artur vajab palvet, aga sama vajavad ka need, kes ei näe iseennast temas. Sarnane vaim ilmneb ka siis, kui koguduse liikmed solvuvad nähtavate kiitusavalduste peale inimestelt, kellel on nõndanimetatud keeruline minevik. Ühes näites astub noornaine teadlik oma ebaõnnestumisest julgelt esile Jumalat kiitma selle asemel, et häbisse peitu pugeda. Rõõmustamise asemel mõistavad teised teda hukka selle eest, et ta ei näita üles seda, mida nad kohaseks peavad, seega siis kahetsust. Ja siinkohal tõusetub vältimatult küsimus, kas meie oleme kunagi olnud süüdi samas hukkamõistvas hoiakus? Piibel on raamat, milline diagnoosib meie seisundit. Ja loeksin nüüd Luuka evangeeriumi 18. peatükist mõningad salmid. Seal on jutt variserist ja tölnerist. Jeesus jutustab selle tähendamissõna just neile, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski. See lugu paljastab ebamugava tõe. Variser võrdleb ennast teistega. Tölner võrdleb ennast ainult Jumalaga. Oht ei ole mitte variserid seal väljas. See on variseril kalduvused siin minu sees. Jumalik läbikatsumine on täpne. 139. psalmis saan lugeda: uuri mind, oh Jumal, ja tunne mu südant. Katsu mind läbi ja tunne mu mõtteid ja vaata, kas minus on mõni kurja tee ja juhata mind igavesele teele. See palve tunnistab, et ainuüksi enese hindamine ei olegi piisav. Me vajame jumalikku valgust, et näha tegelikku pilti. Ja 2. Korintuse 13. peatükis Paulus kutsub usklikke üles ennast läbi uurima, mitte kindlustunde hävitamiseks, vaid kinnitamaks, et Kristus elab tõeliselt meie sees. Aga täiesti kohane oleks nüüd küsida, kuidas Jumal südant siis valgustab? Pühakiri annab meile selged teed, mille kaudu Jumal paljastab ja tervendab selle, mis on olnud varjatud. Ja nüüd see 3 teed, mida Piibel meile esitab. Esiteks, käskude tee. Rooma 3. peatükis öeldakse, seadus toob teadmise patust. Ja Rooma 7. peatükk ütleb, et seadus defineerib, mis on patt. Käsud teevad enamat kui lihtsalt paljastavad ülekohut. Nad defineerivad, mis on kurjus. Need ilmutavad, milline Jumal on. Jumala seadust uurides õpime seda, kus me eksime ja kui ka seda pühadust, keda meie peaksime peegeldama. Teine tee on Kristuse elu uurimine.
Prohvet Jeremia 9. peatükis kutsub meid mitte kiitlema tarkuse, väe ega rikkusega, vaid issanda tundmisega. Kui me uurime Kristuse elu, siis me saame teadlikuks tema ja tema alandlikkus paljastab meie uhkuse. Tema kaastunne ilmutab meie kannatamatust ja tema kuulekusest saab meie endi elu peegel. Kristuse elu ei mõista hukka, Kristuse elu selgitab. Ja kolmas tee, Kristuse surma vaatlemise kaudu. Risti üle mõtisklemine ei ole haiglane ega õudne. Ajalugu tunnistab, et lugematu arv elusid on muudetud ainuüksi risti löödud Kristuse nägemisega. Sest rist tuletab meile meelde, kes me oleme. Rist hoiab meid tõeliselt alandlikena. Rist kaitseb meid meeleheite eest. Ja siis me näeme mõlemat, patu tõsidust ja seda, kui hoomamatu on arm. Milles siis seisneb iseenda korrektne tundmine? Esiteks oma patu selge nägemine. Teiseks, Jumala halastuse veelgi suurem nägemine. Eneseanalüüs ilma Kristuseta viib kindlasti meeleheitesse. Kuid eneseanalüüs koos Kristusega viib tänulikkuse, alandlikkuse ja muutumiseni. Jumal näitab meile, mis on valesti, aga seda mitte selleks, et meid häbistada, vaid selleks, et meid päästa. Piibel räägib ühest mehest, kes oli väga alandlik ja selle mehe nimi oli Mooses. Egiptuse palee tohutud saalid uhkeldasid priiskamise, naudingute ja lodevusega. Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegudelt. Talle pakuti võimu, rikkust ja populaarsust tulvil elu. Ometi valis Mooses midagi täiesti teistsugust. Ajaloolase, poeedi, filosoofi, väejuhi ja seaduse andjana pole tal võrdset. Ja ehkki maailm oli tema ees lahti, oli tal ometi moraalset jõudu keelduda rikkuse, võimu ja kuulsuse meelitavast pakkumisest. Ning ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida paturõõmu. Mida räägib Hebra 11. peatükk meile sellest, miks valis Mooses teistsuguse tee ja alandas ennast? Laseme pühakirjal vastata. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada Vaarao tütre pojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu, sest Egiptuse aaretes suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Esimese Moose raamatu 2. peatükis võime ette kujutada, kuidas Jumal põlvitas, et oma kätega maast esimene inimene luua. Piibel ütleb, ja issand Jumal valmistas inimese põrmust, maast ja puhus tema ninasõõrmetesse elavat hingeõhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. See on ju Jumal, kes tuleb lähedale, nii lähedale, et puhub Aadama ninasõõrmetesse elavat hingeõhku. See nimi, Jahve, annab Jumalast intiimsema pildi, kuid Mooses kasutab Piibli 2. esimeses peatükis mõlemat nime, et kirjeldada meile Jumala neid kahte omadust. Mooses valis positsiooni asemel identiteedi. Sest Hebra 11.24 ütles, usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast ennast nimetada Vaarao tütre pojaks. Mooses oli juriidiliselt, kultuuriliselt ja sotsiaalselt
positsioneeritud Egiptuse kuningliku perekonna liikmena. Ometi ütleb pühakiri, et ta keeldus sellest identiteedist. See ütleb meile, tema alandlikkus algas valeidentiteedi tagasilükkamisest. Ta valis kuulumise Jumala lepingurahva hulka, mitte Egiptuse võimustruktuuri. Aga miks on see oluline? Mooses alandas ennast, sest usk muutis seda, kuidas ta end defineeris, mitte ainult seda, mis tal oli. Teiseks, Mooses hindas Jumalaga koos olemist rohkem kui naudingut ilma Jumalata. Hebra 11.25 ütles, ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu. Kas sa panid tähele, pühakirja tekst ei eita, et Egiptus pakkus naudinguid. Siin nimetab neid aga ajutiseks. Mooses mõistis, et mugavus võib olla petlik, nauding võib vaimse eesmärgi tuhmistada ja usk viib mõnikord mugavusest eemale ja raskustesse. Miks on see oluline mõista? Tõeline alandlikkus ei ole enesevihkamine, see on allumine Jumala tahtele, isegi kui see maksab mugavuse. Ja kolmandaks, Mooses mõõtis elu igavese väärtuse järgi, mitte kohese tasu järgi. Sest Hebra 11.26 ütleb, sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. See ongi selle lõigu tuum. Mooses võrdles teotust rikkusega, võrdles Kristust aaretega, võrdles tulevast tasu praeguse kasuga. Hämmastaval kombel öeldakse Moosese kohta, et ta hindas Kristuse teotust sajandeid enne Kristuse lihaks saamist. See näitab, et tema usk oli messiaanlik ja tulevikku suunatud. Aga miks see on oluline? Mooses alandas end, sest ta uskus, et Jumala tulevane lubadus kaalus üles Egiptuse praeguse võimu. Miks Mooses valis madalama tee? Mooses alandlikkus tulenes 3 veendumusest. Esiteks, Jumala rahvas oli väärtuslikum kui Vaarao palee. 84. psalm ütleb, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid 1000. Ja 2. Moosese 2. peatükk ütleb, Mooses läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust. Teiseks, Jumala heakskiit oli väärtuslikum Moosese jaoks kui Egiptuse aplaus. 2. Korintuse 4. peatükk ütleb, et kiitus on ajutine, aga au on igavene. Seepärast me ei tüdi, ütleb pühakiri, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Jumalas varjul olev tulevik oli väärtuslikum kui Egiptuse õnn. Rooma 8. peatükis öeldakse, et praegused kannatused ei olegi üldse tulevase au väärilised, sest pühakiri ütleb, sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase au kõrval, mida meile ilmutatakse. Ja Filiplaste Paulus kinnitab 3. peatükis hoopis nii, kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi,
ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristus. Alandlikkus allub Jumala tahtele. Alandlikkus allub autoriteedile, selle asemel, et endale ise kontrolli kehtestada. Tõeline alandlikkus algab alistumisest, Jumala tarkuse tunnustamisest, et see on meie enda omast kõrgemal. Miika raamatu 6. peatükk ütles, mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid alandlikult oma Jumalaga. Ja Jaakobuse 4. peatükk ütleb, Jumal paneb suureliste vastu, aga alandlikele annab ta armu. Seega alistu Jumalale. Ja õpetussõnade 3. peatükk ütleb, issanda usaldamine, mitte omaenda arusaamisele toetumine. See on tarkus. Niisiis, siit koorub välja põhimõte. Alandlikkus ei ole nõrkus. See on valmisolek alluda Jumala autoriteedile. Teiseks, alandlikkus seab teised endast ettepoole. See valib teenimise staatuse asemel. Piibellik alandlikkus väljendub ennast salgavas tegutsemises, mitte enesereklaamis. Philippi 2. peatükk ütleb, alandlikkusest pidage üksteist endast kõrgemaks. Ja Rooma 12 teatab, vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette, au andmises andke üksteisele eelis. Ja Markuse 9. peatükk ütleb, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja siit koorub põhimõte. Alandlikkus mõõdab suurust selle järgi, kui hästi me teenime, mitte selle järgi, kui kõrgele me tõuseme. Kolmandaks, alandlikkus sõltub Jumalast, mitte iseendast. See teab oma vajadust ja otsib Jumala armu. Alandlik inimene tunneb ära vaimse vaesuse ja pideva vajaduse Jumala armu järele. 51. psalm teatab, murtud ja kahetsevat südant sina, oh Jumal, ei põlga. Mattuse 5, õndsad on vaimult vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja 2. Korintuse 12 ütleb, teile piisab minu armust, sest minu vägi saab nõtrusest täiuslikuks. Ja siit koorub põhimõte. Alandlikkus õitseb seal, kus sõltuvus Jumalast asendab enesekindluse. Ja kokkuvõtlikult ütleksime nii. Alandlikkus allub Jumala tahtele, teenib teisi rohkem kui iseennast ja elab pidevas sõltuvuses jumalikust armust. Kujutle, et oled Jeesuse jünger. Sa rändad koos temaga, sööd koos temaga, magad tema lähedal ja õpid temalt, kui ta muudab lugematul hulgal elusid, sealhulgas sinugi oma. Inimesed nõuavad valjusti tema tähelepanu ning sa tajud, kui eriline on, et ta valis sinu üheks enda lähimast 12. Ja siis sa küsid ennaselt, kes tegelikult on kõikidest jüngritest suurim? Luuka 22. peatükis me leiame just selle kirjelduse. Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Aga Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks muidugi see, kes istub lauas. Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib, kinnitab Jeesus. Kas sa panid tähele, kuidas Jeesus jüngrite vaidlust kommenteeris? Mida tähendab tema sõnal suurus? Mis võtab siin kokku Jeesuse sõnumi tuuma?
Võiks arvata, et pärast Jeesusega nii tihedalt koos oldud aega ei tule selline vaidlus jüngritele pähegi, aga läks hoopis teisiti. Selle asemel, et olla rahul oma senise kutsumusega, tõstis meeste südames pead uhkus ning igaüks mõtles, et tema oli teistest parem. Kui kerge on lasta sellistel mõtetel oma meeli vallata. Aga meil on öeldud, et Jumala jaoks pole midagi solvavamat ega inimhinge jaoks midagi ohtlikumat kui uhkus ja eneseusaldus. Kõigist pattudest on need kõige lootusetumad ja kõige raskemini ravitavamad. See on meie jaoks väga tõsine asi. Meie uhkus solvab Jumalat rohkem kui miski muu ning see on iseloomujoon, mida on raske võita, kuna me ei näe seda sageli sellisena, nagu see tegelikult on. Ainult ennast usaldades otsustame end mitte analüüsida, sest meid valitseb uhkus. On oluline peatuda, ennast diagnoosida ja paluda, et Jumal avaks meie silmad nägema oma tõelist olukorda, sest uhkus võib olla esmane põhjus, mis hoiab meid saamast täna väga lähedaseks oma Jumalaga. Kui sina mõistad, et ainult Jumal saab kõrvaldada uhkuse ja isekuse sinu hingest, siis peatu ja palveta praegu. Issand, võta minu süda, sest mina ei suuda seda ise sulle anda. See on ju sinu oma. Hoia see puhas, sest mina ei saa seda sinu jaoks hoida. Päästa mind hoolimata minu nõrgast Kristusega mitte sarnanevast minast. Vormi mind, kujunda mind, tõsta mind puhtasse ja pühasse õhustikku, kus sinu armastuse külluslik hoovus saab minu hingest läbi voolata. See on palve, kus heidetakse pilk Kristusele. Kui raske on ennast ise näha. Kui me näeme ennast ja tunneme ära sisemise uhkuse, kuidas me siis muutume? Piibli vastus on, vaata Jeesusele. Pööra oma pilk Jeesusele, vaata otse tema imelist palet. Ja siis kõik maised asjad muutuvad tema auhiilguse ja armu valguses kummaliselt tuhmiks. Luuka 22. peatükk ütleb, sest kes on suurem? Kas see, kes lauas istub või see, kes teenib? Eks ole see, kes lauas istub. Ometi olen mina teie seas, kes teenib, ütleb Jeesus. Viimase söömaja kontekstis alandliku teenimise ülim näide on Jeesuse surm, murtud ja valatud inimkonna eest. Alandlikkust ei määratleta inimlike standardite järgi. Kas oleks selles siis mingi klass, kuhu ma kuulun, eristus, sotsiaalne seisund, kuidas me teisi tajume? Sageli on meil need tagurpidi pööratud mõisted. Filippi 2. peatükk ütleb, ärge tehke midagi iseka auahnusega eneseimetluse pärast, vaid alandlikkuses pidage igaüks teist kõrgemaks kui iseennast. Igaüks teist vaadaku mitte ainult oma, vaid ka teise kasu. Alandlikkus peab teisi enda asemel oluliseks. Vaadake teisi, arvestage nendega ja nende huvidega. Ärge proovige kedagi üle trumbata. Ärge võtke projekti nimel au enesele. Ärge pidage oma aega, raha ega iseennast olulisemaks kui kedagi teist. Anna sina julgelt kellelegi oma viimane tükk kooki või oma toidupala või viimane pilet, et tema saaks seda kogeda, milleks sina valmistusid. Filippi 2. peatükk ütleb, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi ta oli Jumala nägu,
ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune. Jeesus Kristus, kuigi ta oli täielikult Jumal, ei kasutanud oma jumalikku olemust enda hüvenguks. Alandlikkus ei kasuta positsiooni isikliku kasu või eelise saamiseks, sest Philippi 2. peatükk ütles, et ta loobus iseendast, võttes orja näo ja saades inimeste sarnaseks. Edasi piibel ütleb, et ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani peale Kristi surmani. Alandlikkus pigem kannatab, et teised saaksid vabaks. Aga kuidas siis vaadata Jeesusele? 2. Korintuse 3. peatükk kinnitab, et Jeesusele vaatamine muudab mind. Ja Hebra 12 ütleb, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele. Seega siis kes? Tema on meie usu alustaja ja ka teostaja. Ja Jesaja 45. peatükk kinnitab, Jeesusele vaatamine päästab mind. Kuidas? Siis kui ma vaatan tema elu. Ja nüüd on mul siin 3 võtit, kuidas Jeesusele vaadata. Esiteks, vaadake vaimsete silmadega, usu läbi. Hebra 11 ütleb, usu läbi hülgas Mooses Egiptuse ega kartnud kuninga viha, sest ta püsis kannatlikuna otse kui nähes teda, kes on nähtamatu. Ärge vaadake Jeesust sõna otseses mõttes. Me näeme teda usu läbi. Vaadake teda Jumala sõnas. Vaadake teda looduses. Sest me oleme kutsutud käima usus, mitte füüsilises nägemises. Teiseks, vaadake valiku kaudu. Kolossuse 3. peatükk kinnitab, kui te siis olete koos Kristusega üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on, istudes Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. See on ju valik, keskenduda Jumalale, Jeesusele, mitte maisetele asjadele. Aga valikud muutuvad harjumuseks. Jumal ei sunni meid teda vaatama. See on meie valik. Kolmandaks, pöördu Jeesuse poole oma kõige pakilisema vajadusega. Mitte ainult meie juhuslikud mõtted Jeesusest, vaid mõtle temale seal, kus sa seda kõige rohkem vajad. Charles Spurgeon on öelnud, igast pühakirja tekstist leiab tee Jeesuse juurde. Kas sa oled nõrk? Vaata tema poole kui oma tugevuse poole. Kas sa oled sõltuvuses? Vaata tema poole kui oma vabastaja poole. Kas sa oled kurb? Vaata tema poole kui oma rõõmu poole. Kas sa oled ebakindel? Vaata tema poole kui oma teejuhi poole. Kas sa oled patune? Vaata tema poole kui oma päästja poole. Jesaja 40. peatükk ütleb, tema annab nõrkadele rammu ja jõuetutele palju jõudu. Pühakiri on Jumalast antud meile iga elu probleemi jaoks. Ja pühakirja nõuanne on vaata Jeesusele. Olgu Jumal õnnistus sinuga ja peatse kohtumiseni.